Küllap olete näinud, et kõik fotograafid käivad ringi suhteliselt suurte kottidega, enamasti seljakottidega. Ja mis seal salata, makrofotograafid käivad umbes 1,5 korda suuremate kottidega. Eks teidki võib ju huvitada, et miks see kott nii suur on. No vaatame siis, mis tema suureks teeb. Nagu ikka ühel makrofotograafil peab olema makroobjektiive mitu, sest üks ei asenda teist. Siin on mul 50 makro. Siin on 100 makro. Siin on minu lemmikmakro MP65. Ja praegu siis aparaadi küljes on 180 makro. Ehk siis igaühega nendest on võimalik teha teatud tüüpi pilte. Igaüks nendest on mugavam teatud tüüpi piltide tegemiseks. Ja kõiki neid läheb vaja. Kui on vaja selliseid ümbrusega koos pilte, siis ma kasutan line-work objektiivi, praegu siin 1740 zoom objektiivi. Ja no kuivõrd selline telepildistamine mul ei ole kõige põhilisem tegevus, siis siin on mul ka 100–400 teleobjektiiv. Aga vahel pildistan temaga ka putukaid. Peale objektiivide vajab üks makropildistaja muidugi hästi palju abivahendeid. Sellepärast, et kui maastikupildistaja sõltub sellest, mis talle loodus annab, enamasti ka linnupildistaja või suurte loomade pildistaja, siis makropildistaja peab sageli ise valgust tegema, seda kujundama. Ja sellepärast on kõigepealt igal makropildistajal fotokotis välklambid. Minul on siin nad kahesugused, tavalisi 2 tükki ja rõngasvälk. See on siis selline rõngakujulise valgusallikaga. Jällegi üks neist ei asenda teist. On olukordi, kus ma saan rõngasvälku kasutada, on olukordi, kus ma kasutan tavavälk. Kuigi tavavälke kasutama rohkem kui rõngasvälk. Mis veel on vajalikud? Kui välkude kasutamiseks läheb, siis on vaja ju välkude hajuteid panna. Siin on mul ise tehtud Nussa Super Plus välklambi pehvekarp versioon 3.1a. Küsige maaletoojalt. Vaherõngad, need mustad. Ja telekordisti. Jällegi on kohti, kus neid läheb vaja. Lisaks välklambile on vahel vaja teha taskulambi valgust. LED-taskulamp peaaegu nagu päike. Täitsa hästi töötab. Mis veel läheb vaja? Siin on üks teravustamiseks mõeldud lamp. See on selline lamp, mille sees on väike sensor, mis eelvälgu peale ennast ära kustutab. Väga hea mõistlik lahendus pildistamiseks. Ja muidugi, eks ju, välklampe tuleb panna pikendusjuhtme otsa. Mis on möödapääsmatu abivahend makropildistajal. See on pult, millega statiivil olevad kaamerad päästetakse. Ilma puldita makropildistamine on, no ei saa öelda, et võimatu, aga oluliselt keerulisem. Iseenesest mõistetavalt peab olema kotis piisavalt varu akusid. Siin on mul aparaadiakud ja siin on mul tagavarakud välklampidele. Akude varu on umbes selline, et kui ma peaks nädal aega kusagile asustamata saarele pildistama minema, et siis ma tulen toime. Mõistlikult ettevaatlikult. Nurkpildi otsja. Väga hea abivahend madalalt pildistamisel ja kusagil, kui ei näe aparaadi okularist läbi vaadata tavalise nurga all. Nii, iga asi peab olema ilusasti kotti pandud, et ta esiteks ära ei kaoks ja et ta ei
temaga ka midagi häda ei juhtuks. Mida veel vahel panen objektiivid otsa? Lisalääts. 250, see on siin 58 mm jaoks. Seda läätse ma kasutan aeg-ajalt sellise objektiivi eest nagu 90 mm tilt shift, mis on ka tegelikult lähipildistamiseks päris hea asi. Aga noh, muidugi see ei ole selline esimene asi, mida endale hankida. Siis on vajalik objektiivid otsast tolmu ära pühkimiseks. Pilt läks kohe heledamaks. Kui pumbaga ei saa, siis tuleb pintslik. Nii. Ja noh, märkpuhastust saab ka teha. Võib-olla see ei ole väga otseselt nüüd makropildistamise teema, aga vahel teeme ju videoid ka, siin on mul väike helisalvesti, et kui ritsikas siristab, siis on vaja ka hea tausta kätte saada. Et kuulub ka nagu pildistamise varustusse. No mida veel üks makropildistaja kasutab? Nii. Siin sees on peegeldi. Siin sees on hajuti. Siin sees on hanekaelad. Kui peegeldid hajutist olete näinud, siis üks hanekael näiteks näeb sellist, et siin on variant, mis käib. Siis siit läheb ta statiivi külge ja selle saab panna näiteks kas mingisuguse oksakese külge, et ta tuule käes vähem kõiguks. Või saab selle panna ka näiteks peegeldit hoidma, kui ei ole abilisi kaasas. Kuivõrd neid asju peab olema piisavalt palju, siis peab ka nende haldamisel olema mõõdukalt organiseeritud, ehk siis asjade koht on fotokotis ja siis, kui ta on ta kasutus ära lõppenud, siis läheb ta kotti tagasi, muidu kaovad ära. Mida veel üks makropildistaja kasutab? No siin on mul abivahend välklampide panemiseks aparaadi külge. Siia läheb üks välklamp, siia teine ja saab väikseid putukaid taga ajada. Kui on mõni selline statsionaarne olukord, kus välklambi saab panna paigale, siis on väiksed ministatiivid, mille abil saab panna nad kusagile maha, et saab sellist väikest välistuudiot teha. Ja no muidugi makropildistajate väga meeldiv asi, kohe peaaegu nende lemmikuid teatud olukordades on asi, mida nimetatakse kelguks, ehk siis makrokelk. Siit ta välja tuleb. See on juba selline peenmehaanika, sellepärast on hea teda ka niimoodi kotikese sees hoida. Liigub ilusasti edasi-tagasi ja siis saab ta siit kinni fikseerida ja siis ta enam ei liigu. Sellise arvestusega on juba võimalik päris palju erinevaid makropilte teha. Peaaegu ei olegi olukorda, kus pilt jääks tegemata. Kui te tahate teada, kuidas sellist varustust kasutada, kuidas saada häid pilte, kuidas makropilte teha, siis minge fotokursus.ee koduleheküljele ja valige endale minu makrofotokursus. Ja lugege see läbi. Ja täitke kõik ülesanded ja kordamisküsimused hoolega, üksipulgi, üksikasjalikult läbi. Ja kui te olete seda teinud, siis töötage see materjal teist korda läbi. Ja siis hakkab tulema ka